6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervitused rallisõbrad, ütleme sel nädalal viimast korda siit Narva maantee Delfi Meedia podcasti stuudiost. Gunnar Leheste ja Roland Poom on jälle laua taga ja jälle räägime rallist ja võtame kokku siis Kataloonia ralli, mis lõppes Sébastien Ogier võiduga Thierry Neuville'i ja Kalle Rovanpera ees. Kõigepealt ütleb Roland, tere! Jaa, tere, 1-2-1-2 toimib. Mäletad, Roland, me kunagi kutsusime sind ekspertkommentaatoriks. Jah, eksperdi staatus on kadunud. Tahad sa sellest neljapäevasest ennustusest äkki rääkida lähemalt? Sina surusid seda. Sina surusid mulle seda ennustust. Mul ei olnud üldse plaanis see. Sina panid allkirja alla. Ei, me ei räägi sellest. Kes tahab kuulata... Mina kuulasin läbi selle siia tulles, bussiga tulin. Ja sa panid, seal oli Greensmith, oli sul 3. No see oli sinu surutad. Ütleme ausalt. Siis oli sul seal Evans ja siis sul oli, kelle sa nüüd esimeseks panid, ütle mulle ka. Ma arvan, et Neville või Ogier. Ogier sa kindlasti ei pannud, siis sa panid, Neville'i sa ka ei pannud, sa panid Evans. Tänaku panid esimeseks, jah. Ei, me ei räägi sellest, see on unustatud. Ma mõtlesin, et kui ma kuulan selle üle ja kui sa oleksid võitnud selle ennustuse minu ees, ma oleks käinud ühest poest läbi ja toonud sulle ühe asja. Aga pigem jah, peaks vastupidi olema. Aga kui see nüüd üle kuulata, see neljapäevane saade, siis ma ütlesin mitu korda, ma arvan, et 5 korda ma jõudsin öelda selle ennustuse ajal, et nagu see on täiesti mõttetu ennustus. Nii et sellepärast ma allusin sulle ja ma panin Greensmithi 3. Vaat nii ongi. Jaa, okei. Läks nagu läks sellega. Aga mina siis panin Ogier ja Neuville'i panin ilusti pihta. Või ma panin Kalle võitjaks, Ogier panin teiseks ja 3. oli mul Sordo, aga poodiumi mehed tõid 2 punkti ikkagi ära. Ja no minu eesmärk lihtsalt, ütleme siin tugeva surval oli lõpuks see, et tuua ka nendele tagumistele meestele natuke helgust päeva, et keegi ikkagi paneb ka Greensmithi poodiumile. Ma arvan, kas oleks õnnelik küll? Jaa, kui ta kuuleks. Jah, muidugi oleks. Ei, ma tegelikult niisama aasin ära nüüd, jah. Ei, ma ei võta südamesse ära muretse. Kuule, aga meil on üks üllatuskülaline ka, vaatame, kas ta vastu võtab. Et üllatuskülaline... Enne me tahaks välja öelda, kui lindi pole, eks. Vaatame küll, kas vastu võtab. Jah. Üllatuskülaline peaks koha peal olema siis. Jah, aga Facebooki kõnega ei võta väga vastu. Tere, Toomas, on kuulda? Hallo, kas ma räägin Toomasega? Olen siin poodiumil, ma väga ei kuule praegu hetkel. Hallo. Nüüd kuulen. Hallo, kas sa nüüd kuuleb meid? Kuulen, jah. Et vahenda, kus sa oled ja mida näed? Olen siin Salou ralli lõpu poodiumil, ootame lõpetamist, et rahvast on palju, ilm on soe, aga päikest õnneks ei ole, nii et kõik on hästi. No ma ütlen kuulajatele ka, et meil on liini peal Toomas Järveoja, Martin Järveoja isa. Mitmenda korda olete Hispaanias? Ma arvan, et 5. või 6. korda, ma arvan. Aga täpselt ei mäleta. Mis on kindlasti, kui mitte 6. kõige vingem elamus sellest nädalavahetusest? Mul on tütar... kõige vingem elamus on see, et Ogier võitis ralli. Ma arvan, et see vanameister, nagu öeldakse, et klass on hea. Klass on hea tal. Vaatamiskohtade poolest, milline oli kõige ägedam? Ma arvan, et laupäeva hommik esimene katse oli väga, väga huvitav vaadata, et päris hea koht pikalt, et siin eks kui häid kohti leida mägedest, siis näeb autot päris pikalt ja on päris huvitav vaadata. Kas mõni koht oli tuttav ka juba vaatamiskohtadest või saite ikkagi panna uue kombo kokku? Ikka. Ma arvan, et isegi selles kohas olin, kus 2019 aasta mult intervjuu otsid, et olime ka seal. Oled Martiniga ka juba rääkinud, kuidas nemad suhestuvad sellesse 4. kohta? Ei, hetkel ei ole rääkinud, eks ma õhtuti natuke ikka oleme vestelnud, aga jah, ei, praegu rääkinud ei ole veel. Aga mis sa ise arvad meie meeste etteastest?
no nagu Ott ütles, et eks nad peavad natukene autot tuunima ja ma usun, et küll nad minema saavad, et nüüd on aega veel Jaapan ja siis on paar kuud aega järgmise hooaja, nii et eks nad saavad kindlasti auto jooksma ja järgmine aasta on nad tiitlikonkurentsis kindlasti. Kas pere läheb ka Jaapanisse? Ei, pere ei lähe, hetkel me oleme siin tütre ja 2 pojaga, 2 lapselapsega nii-öelda vaatame rallit, aga Jaapanisse küll praegu plaanis minna ei ole. Aga selge, rohkem ei hoia kinni, saime sellise väikse kohapealse emotsiooni ja tervitage siis Martinit ja Otti, kui poodiumil näete. Jaa, kindlasti ja tervitused kõikidele 6. käigu kuulajatele samuti. Kui palju eestlasi on? Ilusat päeva teile. Kui palju eestlasi on muidu? Et kui palju eestlasi on? Eestlasi on tegelikult palju, Eesti lippe on kindlasti kõige rohkem raja ääres ja siin liikumas on ka palju neid. Olgu, kõike head sulle, Martin. Või Toomas, vabandust. Ja, okei, davai, tšau, Rolandile ka. Rolandile ka. Tšau. No võt, väga emotsiooni. Palju edu, Martin. Emotsioonirohke intervjuu. Tundus lahe. Ja, muidugi, väga lahe. Me kuulaja kahjuks ei näe, aga tegelikult Toomas oli videoga meil. Ta oligi päriselt poodiumil. Ta oli päriselt poodiumil ja rahvast oli palju ja melu oli kõva, me nägime siin videopildis. Aga küsime, kus Jaan ka on või? No vaatame Jaaniga üle. Kas ta on kaugel poodiumist või on seal samas? Ma ei tea üldse... Kas see telefoni üle and? Kui on kõrval. Milline see Jaani programm on, et kas ta juba täna või hetkel peaks olema poodiumil või? Intervjuusi sealt peale poodiumit võtma? Jaa. Nii, kus sa oled? Saad rääkida? Saan. Nii, otse-eeter. Ma pole veel sõitma hakanud. Jaa, on otse-eeter. Kas Otiga on räägitud või need jutud alles tulevad? Otiga on räägitud, aga teile tulevad. Panin videot teele. Aga mis Ott rääkis? No Ott rääkis, et väike pettumus, et ei saanud siin ikkagi autoga sina sõbraks. Eks ta ole Kataloonia üsnagi spetsiifiline ralli ka ja eks ta natukene pettunud ole, aga elu läheb edasi ja nüüd siis on järgmine on Jaapan, et kus on ka parasjagu väljakutset ja siis eks ta vaatab, et kuidas seal minema hakkab ja mis teed ja värgid ja särgid. Ma ütlen, et tegelikult minul on see intervjuu käes, kui me sinu kõne ära paneme, siis me paneme selle intervjuu ka mängima, aga ise tänane päev tegelikult oli ju päris üle ootuste põnev. Eks ta ole põnev jällegi nii ja naa, et kahjuks mitte meie vaatevinklist, sest vahe jäi küll poodiumiga 10 sekundit, et võiks mõelda, et mis see nii väga on, et 300 kilomeetrit ju sõidetakse, aga just see Kataloonia rallis on ikkagi 10 sekundit, kas just kalender, aga vähemalt veerand kalendrit kindlasti. Aga seal ees jah, et Kalle Rovanperal seal hakkas juhtuma ja Terrine Vill sai oma teise koha kätte, nii et seal oli mida vaadata, aga vanameister Ogier on ikkagi, tema on suurmeister, vanameister on lööb. Et see näitas ikka, kuidas tegelikult tuleb seda rallit sõita, et poisid vaadake. Aga selle juurde jälle me oleme mitu päeva rääkinud, Ogieri viimane võit oli 6 aastat tagasi. Kus ta selle võttis nüüd? Mis sa arvad? Või on see auto? Kogu kompott on hea, mida varasematel aastatel võib-olla ei ole nii hästi sobinud seal Hispaanias või? Just, auto oli hea, kõik oli hea ja võib-olla seal konkurentidega oli ka ju nii ja naa, eks ju. Et kes talle võinuks konkurenti pakkuda, eks, et ainult Kalle Rovanpera, aga tema peab veel õppima niisuguse asju. Et Hyundai lihtsalt ei vedanud välja. Vaata, nagu see Terrine Vill rääkis, vist oli eile, ütles, et pärast igat kiiruskatset proovib seadistust muuta, aga midagi paremaks ei lähe, pigem hullemaks. Et sealt oli hea nagu võtta, aga mis muidugi suurmeistri puhul eriti muljet avaldas oli ju see, et nad täna ju alguses rääkis, et võtame asja rahulikult ja formistame nagu võitu ja kõik ja siis kui ta 3. kiiruskatsel pani siis põhjad ja kusjuures päris jõulised põhjad, eks, siis ütles, otsustasime natuke nautida ka, et kui tema jaoks tähendab nauding see, et gaas põhjas ja lähme nüüd poisid. Ja pani ka punktikatse kinni. Tanis Ordo läks võitu püüdma, aga välja tuli 5. koht, et kui pettunud hispaanlased seal on?
piisavalt pettunud, aga seal oligi, vaata jällegi. Sordoi ütles, et ta sai ainult alles eile pärast lõunaks sai oma auto korralikult jooksma ja täna jooksis see auto juba hästi, aga ralli alguses ikkagi oli temal ka probleeme. Et mis näitab, et Hyundai on üsna keeruline ikkagi seadistada. No aga sa ei saa öelda, et Hyundai ikkagi põrus, sest Thierry Neuville seisis 2 Toyota vahel. Ja seda küll, jah, aga seda suuresti, ei saa öelda suuresti, aga eks Kalle Rovanpera probleemidel. Eile oli ju, kus ta suure aja ära andis, oli see, et hakkas enne starti, oli seadistust, hakkas näppima ja siis ei jõudnud seda tagasi panna, midagi jäi sisse ja siis oli närvis ja rikkus selle katse ära, et selles mõttes seadistust, et tablool seal, seal on ju see mingi safe mode ja drive mode ja kõik, et oli seal näppima hakanud, Mis sa nüüd järgmisest rallist ootad selles mõttes, et meil on mõlemad tiitlid paigas, et on üldse mõtet minna sinna Jaapanisse? Kindlasti ei ole, ainult juhul, kui öeldakse, et Jaapanis kuulutatakse välja, et kes kus sõitma hakkab, aga sellega on ka, tähendab ühesõnaga täna kuulujutte siin kõvasti. No räägi. Jällegi. Räägin, et esiteks räägivad, et ikkagi Ott Tänak jääb Hyundaisse. Et sealt täna tuli mitmest sisendist, tuli ikka niisugust juttu, et Ott Tänakuga on asjad korras. Aga mis oli huvitav, oli see, et väidetavalt M-Sport proovib ära meelitada Thierry Neuville'i. Aha. Ja temale pakutakse mida? Talle pakutakse 2 miljonit vähem palka, kui ta siin saab Hyundais. Aga vastutasuks on võimalus tulla maailmameistriks. Talle pakutakse head autot. Ott Tänak on juba maailmameistriks tulnud, temal see ei puudu. Ja nüüd Neuvillile öeldakse, et palun Hyundais jäädki sõitma oma teistele 3. kohtadele. Aga tule proovi, et me anname sulle hea auto, sa oled kindel esinumber ja davai, anna piitsa ja näita Kalle Rovanperale koht kätte. Neuville on vist selles M-Spordi eelkäijas sõitnud, eks see Qatar World Rally Team? Või see oli ikka puhas M-Spordi? Ei, ta on selles mõttes, et ta on M-Sport on alati olnud, aga enne oli siis Ford M-Sport selles mõttes, et Ford oli nagu tehase tiim ja M-Sport nagu pööritas teda, et ühesõnaga, et on seal sõitnud jah, aga see on puhtalt kuulujuttu, eks ju. Aga kas selle kuulujutul on selles mõttes teine pool ka, et kes siis Neuville'i asemele tuleb? Küll see leitakse. Võetakse Priin ja Priin sai Hyundais hästi hakkama. Aga mis oli veel huvitav asi, jälle kuulujutt, et Mikkelsen läheb siis nüüd tuleb Hyundaisse ja see oli naljakalt välja tulnud, et oli Mikkelsen koos oma kaardilugejaga oli arutanud autos ülesõidul. Mingisugusel ajahetkel oli omavahel arutatud, et huvitav, et palju me rallisid sõita saame ja huvitav, et kui Ott Tänak nüüd Hyundaist ära läheb, kas me saame täisprogrammi ja kõik, aga nad olid unustanud ära, et neil oli mikrofon sees, ehk siis Škoda tiimi mehed kõik kuulsid seda juttu pealt. Mis rallil see võis juhtuda? Mida? Mis rallil see võis juhtuda? Siin samas. Mikkelsenil? Jah. Oota, aga Mikkelsen ei ole ju Hispaanias. Ei, kurat, siis oli vist eelmisel rallil, jah. Jah. Siis oli, kuskil rallil oli see. Nüüd ajasite muga segadusse, õige, seda ju siin ei olnud. Siis järelikult juhtus eelmisel rallil, aga seda nagu räägiti. Okei, see on põnev, aga vaatame, kas peab paika. Ütleme niimoodi, et jah, kuulujutt on igasuguseid, aga muide, see on hea, et üha rohkem tuleb neid sisendeid. Et täna rääksin kahe mehega ja nad tulid küsima, et mis mina sellest arvan,
Tänak jääb Hyundai'sse. Mitte ei tulnud küsima, et mis sa arvad, kuhu Tänak läheb, aga tuldi küsima, et kui kindel sinu meelest see jutt on, et Tänak jätkab Hyundai'sse. Okei, kuule, mis sul täna veel ees ootab seal? Lähed poodiumit ka vaatama või? Ei, ma ei lähe poodiumit vaatama, vaid ma hakkan sõitma nüüd Barcelona poole hotelli ja siis lugu kirjutama ja siis mul on veel Järveojaga on ka video, aga see paganama telefon, iPhone, millega ma siin videosid saadan, et sellel on nüüd aku ikka nii ära väsinud, et põhimõtteliselt sai peaaegu tühjaks, et ma pean siis jõuan hotelli, pean laadima ja siis saadan Järveoja video ka ära. Ja, vaata, et lugu hiljaks ei jää. Ats muidu pahandab suga. Ei, hiljaks ta ei jää. Aga ei, äge oli siin olla ja täna on juba korralik palavus, aga päike ei paista, nii et ma vaatan 27 kraadi varjus, põhimõtteliselt päike ei paista ja 27 kraadi. Kui see päike ka veel paistma hakkaks, siis oleks täiesti lõpp, aga elame üle. Ei, siin on mõnus 6-7, soovitan kiiremini koju tulla. Ja enam selge taevas. Jah, no nii, aga homme olen kodus ja naudin Eesti niuke mahedat niukest, või siis naudin Eesti sitta suusailma. No, naudi, aga peaasi, et sa mutte tapma ei hakka jälle. No just, proovime. Kuule, olgu, kena kodutäid sulle. Aitäh sulle. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Panime Jaanile kõlli peale muidugi. Ega see oli õnneks lõpuosa, et Jaan ei solvu. Aga mis sa arvad kuulujuttudest siis? Ma just tahtsin öelda, et päris huvitav muidugi. Mis rallil see Mikkelsen nüüd eelmise viimati pani? Sa vaatasid ära või? Ei, ma ei vaadanud. Viimane ralli, kus ta sõitis, mul on veits juhe koos. Ai, ma ütlen, me hakkame nende kuulujuttudest siin saama vasakut ja paremalt, aga No muidugi saame alati saama. Aga ei ole hullu, tegelikult see on põnev. Kas see päriselt ka vastab tõele, et Mikkelsen rääkis autos? Ta käis viimati Kreekal oli. Superrallisüsteemis lõpetas. Ja mis tal siin on kirjas veel, kus ta ei ole veel osanud, üks Saksamaa ralli tulemas? No see... Ütleme, miks ma isegi veidi usun seda kuulujuttu, sest see on piisavalt debiilne kuulujutt, et see nagu... Seda väike välja ei mõtle. Keegi ei mõtle sellist asja välja. Et selles mõttes ma usun seda ja ega ka nagu me oleme see nädalavahetus arutanud, siis Mikkelsen lihtsalt tundubki kõige reaalsem asendus Solbergile, on ju. Kas Mikkelseni onboardid on ka saadaval? Ülesõitudel ei ole ju? Ülesõitu ei näe muidugi. Ülesõitu kuuleb? Meeskond, nagu Jaan ütles, meeskond peaks ikka kuulma. Et tegelikult ju live-pilt jookseb kogu aeg ja meeskond lasi tegelikult seda ju võistluskeskus näeb ka neid onboard'e nii-öelda 24/7. Aga jah, see on piisavalt tobe juhus, et see võiks küll tõele vastata. Aga see, et Ott Hyundais jätkab, ega olgem ausad, Toomas Järveoja kinnitas seda praegu meie intervjuus. Ja Ott neljapäeval ju ka, siis kui ta oma särgi peale näitas. Jah, et selles mõttes see on nii-öelda kinnitatud kuulujutt. Pealkiri olemas. Olemas pealkiri tehtud, saade tehtud, paneme asja kinni. Kuulge, meil on Oti enda video ka, laseme kohe, kas mängib maha või ei mängi. Sa pead nüüd rääkima nii kaua. Jaa, ma räägin hea meelega, et tegelikult enne kui me Oti intervjuu juurde jõuame, ma tahaks tõlkida ära Oti viimase katse kommentaari, kes ei kuulnud. Ma tõlgin sulle, ma ei tea, kas sina kuulsid või kuulnud. Vist kuulsin, aga räägi. Ma saan ainult öelda, et ma olen endas pettunud. Ma ei ole aru saanud autost ja kuidas see käitub. Ma täpselt ei tea, mida selle autoga teha. Põhimõtteliselt on see kogu minu süü, et ma ei ole seda autot tööle saanud. Keeruline on. Ehk ta võttis kogu hooaja jooksul nii-öelda Hyundai kaela aetud probleemid praegu siin viimase katsega enda õlule, mis on väga veider, sest minu meelest veel eile tuli intervjuu, kus Ott ütles, et hübriidi probleemid kõik on Hyundai põhimõtteliselt jama, ja Hyundai's Monse ütles, et tegelikult on see ikkagi nagu mingi muu teema, et ei ole see üldse meiega seotud kuidagi.
et nii-öelda palli viskamine käis ühele teisele ja praegu siin võib-olla Otile öeldi, et kuule, tõmba nüüd normaalseks ära, et kui järgmine aasta jätkata tahad, et siis ära nüüd suru nii palju meid. Ma ei tea, kuidagi hästi veider kommentaar siin viimase katse lõpus igal juhul. Variant on see, jah. Nii, aga meil on nüüd video valmis, vajutame play ja kuulame nüüd ka eestikeelset intervjuud. Loodetavasti. Kas sa oled Kaido Kaaberma partei mees, kes ütleb, et 4. koht on jama? Ei ole ühesti parteist. Aga oled sa pettunud või võtad asju nii, nagu ta praegusel hetkel on ja üritad neid paremaks saada? No, eks alati tuleb töö käigus õppida ja iga päev on koolipäev, et iga päev tuleb järeldusi teha ja üritada areneda, et see nädalavahetus kahjuks see areng ei olnud väga produktiivne, et kuidagi tuli raskelt ja ei suutnud päris täpselt aru saada, mis meil puudu on, et enesekindlust ja tagasisidest autoga, ma arvan, see ühtset keet kindlasti ei tekkinud ralli lõpuni, et kuidagi tundume kaugel üksteisest. Kas see on Kataloonia probleem või see laieneb ka teistele rallidele, et sa autoga sina seapäevaks ei saa ralli lõpuni? Eks see kõige kriitilisem hetkel on olnud see siin, et ralli iseenesest on äge ralli, midagi ei ole öelda, et kindlasti üks parimaid rallisid kalendris, aga meie jaoks lihtsalt ei töötanud välja, et see on üks ralli, mis nõuab väga head autot ja väga head seadistust ja nii-öelda palju enesekindlust autoga, et see oli meil see nädalavahetus puudu ja kahjuks me ei suutnud lahendust leida. Poodium ei jäänud ju kaugele, aga 10 sekundit on siin Kataloonias juba pikk aeg. Jah, 10 sekundit on pikk aega. Samas hübriidiprobleemid 10 sekundit sult ära võtsidki, et kuivõrd sa seda nüüd kahetsed, sellele mõtled? Võin ju mõelda ja kahetseda, aga see ei muuda midagi, et oleksid. Jaapanis on ilmselt õppimist palju tulevasteks aastateks. Mida sa Jaapanist ootad? Eks näis, kuna on uus ralli, siis tuleb minna ja kindlasti see ralli enda jaoks selgeks teha, et kõlab kui päris keeruline ralli. Ja lõpetuseks, millal me saame teada sinu tulevikust? Mul ei ole ühtegi konkreetset plaani hetkel, et eks näis, mis aeg tuleb. Aitäh! Taustal kuulsid see rollercoaster. Ja. Kildumine käis. No, mis me ütleme? Viimane lause ilmselt ei pea siin liiga palju süvenema hakkama. See tõenäoliselt, et pole ühtegi plaani, tähendas ühtegi kuupäeva või konkreetset plaani, millal Hyundai välja kuulutab oma uue hooaja programmi lihtsalt. Ma arvan, et see tähendas seda. Jah. Aga üldiselt, kui Ott jutt kokkuvõttega, tegelikult see on see, mida ta rääkis terve nädalavahetuse, ja võib-olla, mis ma enne just kokku võtsin selle viimase katse kommentaari, võib-olla see lihtsalt oli selle kinnituseks, et kõik nagu on, aga nagu ei ole ka, et täpselt isegi ei tea, milles asi on ja keeruline on pihta saada, kui tegelikult ralli on, ma saan aru, üks ta lemmikuid, kõik nagu võiks toimida, aga ei tule. No ralli peab olema üks lemmikuid, kui sa 2019 oled seal maailmameistri tiitlit tähistanud. Kusjuures vaatasin täna hommikul juhuslikult. Abikaasa küsis, et kes Toomas Järve on. Et siis ma näitasin talle seda videot, kus me seal 2019 seal viimase katse lõpus. Kusjuures mina ei leidnud sellest tänasest ajakavast seda katset, mis seal sõideti tolle aasta lõpus, aga need katse nimed siis järelikult vahetuvad, jah? Kui Toomas ütleb, ta käis selles kohas? Ja katse lõpu või tähendab katsete nimed muidugi võivad vahetuvad ka siin Eestis, et hea näide, ma ei tea, Saaremaal on Kaugatama või Toomalõuka, et on nii üht kui teistpidi tegelikult sama katse. Et eks need ikka vahetuvad ja ma põhjust ei tea, võib-olla asjaosalised teavad paremini. Ja, lingime selle video meie sinna artikli külge ka, et hea meenutada. Aga kus me nüüd, mis see küsimus oli?
Ma küsimust ei teagi, aga hakkaks vaatama, mis meil siin siis kokkuvõttes tuli. Me oleme põgusalt maininud, et Sebastian Ogier võttis ralli võidu 16,4 sekundiga. No nagu Jaan ütles... 55. Jah, 55 ja suurmeister igal juhul, aga sellegi poolest see ei olnud nii etteaimatav, ma ütleksin. See ei olnud üldse etteaimatav, sest ma nagu olen, ma ei tea, juba 10-15 korda siin nädalavahetusel maininud, et ta viimane võit oli 2016. No loomulikult seal olid vahepeal hooajad ju Fordiga, kus oli selliseid keerukaid rallisi kindlasti talle selle autoga. Citroeni hooaeg oli väga keeruline, aga ka Toyotaga ei ole nagu seda tulnud tal varem, nii et igal juhul oli see hea üllatus. Tegelikult ka nagu Toomas Järve ise ütles, et kui nädalavahetuse selline eredam emotsioon, mis asi see oli, kui sa küsisid, siis ta ütles, et see on Ogieri võit ja tegelikult mul sama, see oli tegelikult üliäge. Päris emotsionaalne oli ka lõpp, et poetas see Benjamin Veilas, kellele see esimene võit ikkagi kaardilugejana, poetas väikse pisara seal finišijoont ületades ja siuke äge. Ja, muidugi väga lahe, väga lahe. Aga ju teine koht, nagu sai mainitud, Thierry Neville, aga Jaani, ütleme, võtame selle Jaani kuulujutu rubriigi siis Thierry Neville'i poolt kokku. M-sporti. No ma ei tea, kuidas sulle see tundub. Thierry Neville on minu meelest nagu Hyundai direktor seal. No aga Thierry Neville on minu meelest Hyundai direktor seal. Ta on Monsee on Thierry Neville'i asetäitja, ma ütleksin. Et Neville nagu dikteerib seal, mis kuidas käib. Sa eilset Oti videot nägid? Ei näinud just. Oti oli väga heas tujus. Ma ei tundnud Oti isegi ära. Väga lahedalt pani vastuseid, et äkki ta saigi teada, et Neville läheb ära. Võib-olla. Igal juhul, M-sport, selles ma ei kahtle tegelikult, et see kuulujutt võib olla nagu tõsi, et M-sport on pakkunud. M-sport peabki kõigile pakkuma seda, et leida mingit sõitet, on ju. Ja kindlasti on see pakkumine tehtud ka Otile, et tulla tagasi M-sporti. Aga sellegi poolest võta 2 milli vähem ja tule sõitma poodiumi peale autoga, mis ei ole kõige paremini see aasta nagu... Testimisvõimalusi ka kõige rohkem ei ole, et nagu tore, et te pakute, aga kus see auto, millega tiitli peale sõita, et hetke Ford ei tundu päris see auto, millega tiitli peale sõita. Ma ütleks, et ta on Hyundai'ga suht sama pulga peal. No ikka maas. Ütleme... No me ei tea, oleme optimistid, ei ole sellised sõitjad praegu. Et me võime, oleme optimistid ja ütleme, et on sama pulga peal, sest me ei ole näinud tegelikult nagu sellist hooaja läbi korraliku sõitjad seal Fordi roolis. Priini 17. katse videot nägid? Seal lõpus. Siis kui kõigil refid, see oli see katse, kus kõigil refid läksid. Seal mis oli see äravoolu, see rend on ju. Lõpus siis võttis kokku, et nagu meie hooaeg ikka on olnud, et siuke mõnus irve ja muie tuli ka. Ja see Priini tänane moment oli ka muidugi selline päris üllatav, et tegelikult oli triki koht ja me nägime enne teda Katsuta vist tuli niimoodi päris loperdades sealt, et ühtepidi loopis teistpidi ja sai mööda, aga Priin jah, ikka nagu see hooaeg tal on, et kõik need halvad kohad ta leiab üles, kus võiks midagi ära lõhkuda ka, et sa mõtled nüüd seda sama renni või? Ei, ma mõtlen seda, mis katse see võis olla, eelnev sellele äkki või, kus ta sõitis ka. Ei, kas tema ei käinud, tema sõitis mäe otsa põhimõtteliselt, aga sama katse ikka. Ja sama katse. Et jah, Priiniga on nii, nagu ta on, ma arvan, et isegi Priini pool ei oska nagu pikalt midagi rääkida, tore on, kui ta saab võib-olla, ütleme, kui Sordo ütleb, et tema ei viitsi järgmine aasta sõita, et kas Hyundai kaaluks varianti Priin Mikkelsen 3. auto. Iseenesest ei oleks, ma arvan, halb mõte, et Priin ju Hyundais väga hästi esinenud varasemalt, et kindlasti M-sport ei ole tast huvitatud. Siin nüüd juba ma julgen mürki võtta selle peale, et ta ei ole, et M-sport pole Priinist huvitatud. Aga leping oli 1-aastane või? Leping on 2-aastane tegelikult. Kõik klauslid saab lõpetada. Jah, et tegelikult on järgmine aasta ka Priinil nii-öelda M-spordiga leping, aga küll Wilson oma kogemusega teab, milliseid lepinguid teha. No olgem ausalt, pandi ikka ebanormaalse surve alla ka. Ja, tule päästa nüüd ära, viib meid maailmameistrit. Põhimõtteliselt siuke sõnum oli. No täpselt, et teist, kui praegu Hyundai näeb päeva, et leida 3. sõitja omale, siis M-spordil on Greg Priin on sõitja 1, sõitja 2 ja sõitja 3. Ta on kõikide meeste ees, sest me ei saa võtta, et Gus Greensmith ja ma ei tea. Tal ei ole mingit toetust. Formo ja Lube, need on ju lihtsalt mehed, kes nii-öelda õpivad. Nad võiksid olla 4. autos. Et siis see kuidagi
oleks loogiline, aga täna Priin on kindlasti sõitja 1-3 ja ta peab kõikide meeste töö ära tegema. Et tegelikult hooaeg algas väga okeilt, väga hästi ma ütleksin, et täpselt nii, nagu ta algama pidigi. Aga jah, ühel hetkel tõenäoliselt see pinge nagu kasvas üle pea. Jah, et kuskilt tuleb üks viga sisse, siis natuke juba koputatakse jalale, et kui ära homme enam tee, siis homme tuleb jälle ja ülehomme jälle. Öeldakse, et ära vigasi tee, aga nüüd sa pead minema katsevõite võtma ja hea oleks, kui rallivõiduga võtaks. Ja siis, kui tal oli juba seal 2 katkestamist selja taga ja tuli Rally Estonia ja Soome. Eestis oli hea koht, et Eestis oled ikka ära tavaliselt pandud, et pane siin ka. Ja siis juhtus Eestis ja siis tuleb Soome, öeldakse, et no nüüd on koht, kus sa pead võitma ja no ei tule. Et ega ei olegi midagi teha, ma arvan, et see ei ole Priini süü, vaid see on seal nii meeskonnapoolne surve, see käitumine, kuidas temaga käitutud seal on ja ega Priini enda selline tõenäoliselt võib öelda ebakindlus ka lõppkokkuvõttes. Aga soovime ikkagi Toyotale ka õnne, et midagi valesti sel aastal ei teinud. Vastupidi, tegid kõigist kõige paremini ja minu arust Kalle viimase katse kommentaar võttis selle väga hästi kokku, miks nad on kõige paremad, et meeskond tegi mulle super auto, kõik mutrid on paigas, mina ainult tulen oma kaardilööga, istun autosse ja sõidan. Täpselt nii on ja see on ka see, mida Ogier siin ralli jooksul ütles, et kui kõik on ideaalne, siis ei peagi pingutama ja see tulemus tuleb. Et nii on, täna on Toyota on jätkuvalt, võib öelda, ideaalne. Ma arvan, et ega sõitjad ei oskagi seal täna midagi muud, et millega nad vaeva näevad, on tõenäoliselt lihtsalt mingite uute lisavidinate külgepanek, mida nad on muutnud praegu ka hübriidijahutus ja veits aerodünaamika muutus, kindlasti mootori arendusega tegelevad, aga kogu pakett on niivõrd hea, et selle peale nagu väga rõhku pöörama ei peagi. Jaa. Hyundai siis peab leppima kaotaja rolli ikkagi, sest M-Sport ei pakkunud konkurentsi see aasta. Jaa, nii on. Aga kui me võtame Hyundai selle ralli peale kokku, isegi tegelikult ma arvan, et ei saa nagu liialt pettunud olla, et 2 autot või 3 autot ikkagi lõpus ja no teine, 4., 5. koht kindlasti ei ole nagu see, mida nad püüdma tulid, aga ma arvan, et ei ole ka midagi hullu. Et pigem võib-olla mis Oti puhul jääb häirima, see on, et ta ei olnud kõige kiirem Hyundai, et kui keegi tast kiiremini sõidab, et Neville suudab kiiremini sõita, siis ta teab, et nagu midagi on tema poolt valesti, et autod on ju samad ja meeskond on sama, et see on tõenäoliselt selle viimase katse kommentaari taga ka osaliselt. Et kui teine meeskonnakaas on endast kiirem, siis mingi töö on tegemata tema poolt. Võtame ühe küsimuse ka vahele, me võib-olla oleme täna isegi natukene puudutanud seda teemat, aga Priit küsib meilt siis, et tere, küsimus on ilmselt varemgi õhus olnud, aga tehke lollile selgeks, miks osad sõitjad tervet hooga kaasa ei tee, vaid valikuliselt, näiteks Ogier. Tema ta ütles osavõtlus ju rikub otsesed võimalused kõigil, eelkõige meite mehel. No aastaid tehtud niimoodi? Jah, selles mõttes meil ei ole WRC sarjas reglementeeritud, kui palju sa nagu pead osa võtma rallidest. Et võid ega ei ole ilmselt üheski sarjas. Jah, tõenäoliselt. Vormelis on lihtsalt kujunenud, et sul on mehed. Just, et sa võid sõita 1 ralli, võid sõita 5 rallit, võid sõita kogu kalendri kaasa. No me teame, et Ogieri puhul tema huvi ei olnud see aasta täishooaega sõita, ta lõpetas professionaalselt karjääri ära, aga ikkagi tahaks nagu lõputseda natuke, et kohe päris ei saa autost välja istuda niimoodi päeva pealt ja rohkem ei tulegi sinna kunagi, et lihtsalt tema ja meeskonna vaheline kokkulepe, et jagab siis 3. autot Esa-Pekka Lappiga, sest igal juhul 3 autot on vaja ja pigem see auto jagamise teema on tulnud Hyundaist üle võetud, et Hyundai hakkas esimesena seda suurt sõitjate vahetust tegema ja minu arust kohati oli seal kunagi ka 3 sõitjat 3. auto peal, et siis jagati täpselt ära, et iga mees mingil rallil, kes suudab põhimõtteliselt võidu peale sõita, läheb sinna autosse ja timmiti seal stardipositsioonide järgi ja nii edasi, et Toyota on seda selles mõttes veidi üle võtnud jah, et 3. autos ei ole üks konkreetne mees, vaid jagavad seda siis 2 mehe vahel. No ühest küljest oleks ju selgem, kui oleks igas tiimis 2 sõitjat ja panemegi nende 2, aga arvestades, kui vähe tiime meil ikkagi on, et pigem jagagu seda 3. autot, kui üldse seda 3. või 4. autot välja ei paneks.
Jaa, ma olen nõus, et pigem ikka 3 autot, ideaalis 4 autot ja 4. auto võiks olla siis mingi nii-öelda noore sõita käes, aga eks see on, 3. auto sõitjaid nagu on ja see sõitjate vahetus kindlasti lihtsalt, mida ma just mainisin ka, see stardipositsioonidega on võimalik mängima hakata, et kui me lähme, ma ei tea, Sardiinia rallile, siis on hea tuua sõitja võib-olla, kes hooaja algust kaasa ei ole teinud ja saab sealt kõige tagant tulla ja tuua head punktid meeskonnale. Et nii lihtsalt on, aga eks kindlasti seal on nagu vaidluskohti, et võib-olla oleks ikkagi nagu mõistlik, kui 3. mees oleks ka, peaks olema nii-öelda kindel, aga kuidas me teeme seda? Me siis saame hakata mängima, et nüüd tuli vigastus ja mina ei saa startida, toome teise mees startida. Sellist reeglit on nagu liialt keeruline tuua kuhugi sarja sisse, et meil peavad olema samad mehed autos alati, et me ei tohi jagada, et nii see on ja nii see jääb ilmselt, et see jagamine toimub. Kas ma nägin seda unes, aga või meil vahepeal selgus ka WRC 3 tšempion? Kas Lauri Joona ei saanud selleks? Või? Kuule, ma ausalt öeldes isegi jään sulle praegu vastuse võlgu. Vaatame kiiresti üle või? Ei, sai. No kui sa nii ütled, Lauri Joona võib küll olla, jah? Champion 2022 ja Lauri Joona pilt täitsa olemas. No nii. Mis tead rääkida sellest mehest? Lauri Joonast nii palju rääkida, ta sõitis Junior WRC sarja kaasa ja lisaks Junior WRC-le ta lihtsalt siis pani mingid rallid kaasa juurde kalendrist, samamoodi nagu Sami Pajari. Et hooaegu tegelikult sai läbi ütle ralli, kus see läbi sai nüüd, kui Robert Virves kui Robert Virves võttis tiitli. No Kreekas ikka. Et nemad lihtsalt jätkasid oma hooaega. Ja nii lihtsalt ongi. Lauri Joona ise, ma ütleks, et ta nüüd kindlasti kiirusega selle tiitli võttis, aga pigem stabiilsusega. Et Sami Pajari kindlasti oma kiiruse poolest on Joonast üle. Mis WRC 3 tiitel maksab? Mis ta nüüd annab siis? Midagi. Põhimõtteliselt Midagi ei maksa, jah. Et maksab Junior WRC tiitel. WRC 3 tiitel ei maksa üksinda mitte midagi. Läbirääkimistes ikka hea, et lauale panna. Ja ei, seda kindlasti, et nii-öelda CV täide on ju hea ja iga saavutus on suur asi, aga kindlasti ta nii-öelda otsest mingisugust kasutegurit sellel ei ole, et nüüd sa võtad WRC 3 maailmameistri tiitli ja saad WRC 2 autosse istuda, et see pigem käib selle Junior WRC auhinnaga kaasas. Me rääkisime, et Jaapanis võib-olla enam millegi peale sõita ei ole, aga Kajetanovitšil vast ikka on. No WRC 2 on ikka lahti ja Mikkelsen ju seal taga ja nii-öelda peab ära ootama, mida Kajetanovitš teeb. Enne ei saa vist mingit tulemusi lukku lükata. Registreerunud on, ma vaatan. Et ta igal juhul peab selle lõpuni tulema punktid koju tooma. Ja sellised mehed on ka registreerinud nagu Sean Johnston ja Aleksander Kihurani. Eelmise aasta Delfi hüppevõitjad ikkagi. Jah. Ja Rally Estonia meil seal päris karmi crash'i tegi paar aastat tagasi. Ja, see oli see samal aastal. Ja, me sõitsime koos Junior WRC-d temaga. Jube tore mees. Tükk aega pole teda näinud sõitmas, nii et tore, et lõpetab hooaja ära seal ja kindlasti järgmine aasta on ka tagasi ralliradadel. Ja ka Heiki Kovalainen tuleb starti Škoda Fabia R5-ga ja on ka hunnik jaapanlasi. Üldiselt väga pikk nimekiri ei ole, see umbes 50 autot ongi. Aga vaatame WRC 2 kiiresti üle, et me teame, et Georg Linnamäe reedesel päeval 6. koha pealt sai refi purunemise, andis kõvasti aega ära, aga ikkagi tuli ilusti lõpuni ja tegelikult sellise stabiilse hooga, mis ilmselt ongi suht paras nii-öelda mitte millegi nimel sõitmiseks ja kui me vaatame WRC 2 nii-öelda juuniori arvestust, seal peetakse eraldi juuniori arvestust vanust äkki kuni 25 aastasteni, kui ma õigesti mäletan, siis 7. koht, 0,8 Mikolai Matšuki taha, Poolaka taha, et ütleme selline paras järgi tulek ikkagi oli, et ta vahepeal seal oli suht kaugel, aga WRC 2 nii-öelda tervikklassis lõpetas siis ralli 11. kohal. Jah. Et nagu sa eile küsid ka, et ei tea, mis ta plaanid on, siis kindlasti järgmine aasta ta jätkab seal ja usutavasti ma tahaks loota, et siit nagu suht palju kaasa võtta sellest hooajast, et ta neid rallis on saanud päris palju sõita nii MM-sarjas, kui tein mingeid väikseid sutsakaid kas või Eestis on ju, et kogu see pakett järgmiseks aastaks kokku panna võiks tulla küll. Mind huvitab, kuidas see WRC 2 juuniori poodium seal Saluus välja näeb?
mida mängitakse, mis lippu lehvitatakse? Vaat ei tea. Jaan oleks võinud ikka minna, noh. Seal on võib-olla see valge lipp, kus on siis, mis seal on see Russian mingi Autosport Federation või? Jah, aga meil siin selles süsteemis on ilusti lipp olemas. Jaa, tõenäoliselt on valge lipp ja rahv peal kirjas, et selline see lipp seal vist on, ma arvan. Arvan, et siuke lipp on isegi tehtud, et ma ei tahaks uskuda, aga no Venemaa lippu ei pane keegi. Ukraina lippu siin hoopis. Vat. Aga mis ma hakkasin mõtlema veel siia saate lõppu, et 55 rallivõitu, see tähendab ju mitu liitrit šampust. Kui suur see on? See on 2 liitrit on ju? Sa oled pritsinud seda küll oma elus. Jaa, ikka. Ma arvan, et see võib küll 2 liitrina olla, oleneb muidugi rallist, mõnel pannakse sellised suured pudelid veel ette, aga mõnel rallis nagu Mehhikos meil antakse üldse suur koroona õlupudel ette. Aga kui me võtame keskmisest 2 liitrise šampuse pudeli, siis jah. Kordaga 55-ga. Pigem on selline 110 liitrit šampust. Ei, äge. Aga palju õnne Sebastien Ogier'le, palju õnne kõikidele teistele klassivõitjatele. Ja kuidas ma ütlen nüüd, rahulikku meelt Ott Tänakule, et Jaapanis teha äge ralli, sest see on kõigile uus ralli ja tegelikult seal on nagu... Kes meil on uute rallide kunn? Kindlasti kõige kogenumad sõitjad, ma arvan, kui me võtame lihtsalt nii-öelda üldiselt. Et eks see kogemus maksab ja see täpne legend paika saada. Aga eks kui me tänase nii-öelda põhikolmiku või neliku võtame, eks siis... Toyotal on legendid juba valmis kirjutatud. No tegelikult see on reeglites keelatud, et keegi seal võiks käia. Aga tegelikult me oleme ka Roompere puhul näinud eelmine aasta ja see aasta, et teda ei huvita üldse, kas see on uus ralli või mitte, ta tuleb ja sõidab seal kiiresti, aga kindlasti jälle Fordi puhul võime eeldada, et seal me midagi suurt ei näe tulemas, et tundub, et selle me võime nagu siin selle aastaga kokku tõmmata selle teema, et Ford on põrunud ja Jaapanis ei tule suurt üllatust. Nii on. Aitäh, Roland, tulemast. Äkki selle ennustusega läheb Jaapanis paremini sul? No kui sa ei hakka mind jälle suruma siin, ma peaks panema nüüd Formovilu B-poodiumile, siis läheb kindlasti paremini. Jah. Kena koduteed sulle, Roland. Ma ise lähen rock-kontserdile. No väga lahe. Ma siis kuulen meie podcasti Autos järgi. Ja, kuulake teie ka podcasti Autos järgi ja 6 kaik@delfi.ee ootab küsimusi ka 2 ralli vahel loomulikult, sest esimesse saatesse on ka küsimusi vaja. Ja tahakski ise ka kutsuda üles küsima ja võib-olla võite ka panna mõne soovituse, mis teemasid täpsemalt tahate, et me siin, millest me arutleks, nii et saame tuua äkki Jaapani ralli eel juba huvitavaid teemasid teieni jälle. Ja võib-olla kohtumisegi enne Jaapani rallit, mis sa arvad? Midagi. Hea mõte. Sest jah, see üllatus jääga õhku praegu. Tavai, kõik head. Järgmise korrani. Ja. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.